Head Eesti Pensionäride Liidu veebi TV vaatajad, täna on meil jälle Andres siit külaliseks. Tere Andres! Kurat, korraga ühest suust. Mis tähendab pikk koostöö. Jah, sul tere Andres. No kuule, aga hakkame ikka suurtest postest peale. Möödunud nädal oli ikkagi nagu tähtis selle poolest, et toimus NATO tippkohtumine. Ja kuidas sulle meeldis NATO peasekretäri sõnavõtt, kes vahepeal minu arust tituleeris kodanik Trumpi issiks? Jaa, tähendab, mina vaatasin seda demonstreeriti mitmetel kanalitel üsna usinalt. Ja midagi taolist ei ole enne olnud. Ja nii jõudsid sõltumata sellest, keda need nii-öelda meediamajad esindasid ükskõik kus koha peal maailmas, kas siis Ameerika Ühendriikides, Inglismaal, Saksamaal, Jaapanis, Hiinas. Nad kõik olid ühel nõul selles asjas, et midagi sellist ei ole varem toimunud. Ja mis sellist siis? Et keegi oleks nii avalikult pugema hakanud. Kuule, kuidas nii ei ole toimunud? Kuule, tuleta Nõukogude Liidu aega mees. Ei, no siis. Kuule, meie nägime. See oli sisemine värk. See oli sisemine. See oli sisemine värk. Aga mulle tuletas. Aga siin oli isikene. Ja karikatuurid ilmusid igal pool. Siis Rutte nühkis seal aga kingi. Trumpi kingi, aga tuleta meelde, kus koha pealt see Rutte tuleb. Ega ta tuleb ju nendest samasest ringkondadest, kus on käsi kõrva äärde lõuad pidada ja edasi teenida. Ja tundub, et tema ainukene ülesanne ongi edasi teenida, ta on mingisuguse koha endale saanud. Ehkki tal erinevalt näiteks meie väikese Eesti poliitikutest, tal rahamuret ei ole, ta on ennast kindlustanud päris pikaks ajaks. Ja oma ümbruskonna täpselt sama moodi, aga see isike ja isike ja see kiri, mida ta Trumpist kirjutas oma, kas oli Instagramis või Facebookis. Oi, härra Trump, te olete teinud midagi sellist, mida ei ole siiamaani teinud mitte ükski Ameerika president. Mitte keegi ei ole seda suutnud, ainult teie kogu oma võimu ja väega. Teie olete sellega hakkama saanud, et tõstsite 5% kõikide riikide eelarvetest NATO ehk siis sõjaliste kulutuste vajadusteks. Sõltumata sellest, mida riigid selle kohta ise arvavad, Hispaania peaminister seal tõrkus midagi, et ei tea, kas tulevad ikka toime ja veel mõningad. Aga vaatamata sellele surus läbi ja isikene tuli, aga see Mark Rutte NATO peasekretäri käitumine, see oli küll pehmelt öeldes õõvastav. Kuule, aga Eesti tegi ka tõsise läbimurde. Milles see seisnes? No, peaaegu tegime soomlastele ära. Millega? No, Kristen Michali elukaaslane tegi selfie Trumpiga. Tõsi ka või? Jah. Jah. Me tegime tõsise läbimurda, tegi Eesti. Sai ühe pildi peale? No ikka päris kohe lähedalt pildi peale. Kus juures ja Pevkurit patsutas. Jah. Patsutas õla peale. No see ei olnud nii tead. See ei ole nii. Ei, seda televiisorist võis seda rapalt täiesti teha. Ei, seda küll. Ma kujutan ette, et seda õlga ei peseda nüüd tükk aega ja seda pintsakut, see viiakse Eesti Rahva Muuseumisse. No jah, aga igal juhul oli see Eesti jaoks läbimurre. Aga jah, mina ei ole küll aru saanud, milles see läbimurre seisnes. No selles selfies ikka. Seda jah, võib-olla küll. Kuigi näiteks Inglismaal täna The Telegraph, üsna konservatiivne väljaanne muide. Seal kirjutati pikk lugu oli sellest, kuidas Inglismaa, ehk siis Suurbritannia, oleme täpselt Suurbritannia transporditöötajad, õhutransporditöötajad, raudteetransporditöötajad, veetransporditöötajad ja maanteetransporditöötajaid. Neid ei ole mitte vähe. Ja nende esindajad tegid sellise pöördumise, et lõpetage see Ukraina poputamine selles mõttes, et sinna lähevad meeletud rahad. Samal ajal sotsiaalprogrammide pealt oma kodumaal võetakse kokku ja asi läheb üha hullemaks. Tegelikult need asjad on Inglismaal tõesti päris hullud. Hinnad on juba meeletutesse kõrgustesse niikuinii ennast kruttinud. Tegelikult ei ole need hinnad ise ennast kuskile kruttinud. Need on ikkagi krutitud.
ja olukord ei ole hea ja siis, ja see miljoniline töötajate armee, ametiühingud ja need ühisorganisatsioonid, mis need omavahel seovad, need tegid ühispöördumise, lõpetame selle asja ära. Huvitav, meil ei ole mitte ühtegi piuksu olnud selle koha pealt, et kui nüüd on kaalukausi peal, kas nüüd üks miinike, pommike või siis näiteks, et see, et keegi pääseb arsti juurde, siis meil ei ole üldse mingisugust küsimust. Loomulikult pommike, loomulikult miinike. Kuule, aga jätkame kodanik Trumpi teemal. Teine tähtis sündmus möödunud nädalal oli ju väidetav relvarahu Iraani ja Iisraeli vahel. See on üks kummaline konflikt. Mille pärast? Sellepärast, et see on nüüd selline, kus mõlemad pooled on ennast võitjateks kuulutanud. Nii Iraani juht kuulutas Iraani võitjaks, kus näidati Iisraeli koht kätte ja näidati, et nad ei ole võitmatud ja et see raudkuppel ei tööta ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Õhutõrjesüsteeme, ma mõtlen. Ja samal ajal Iisrael ütles, et ta on võitnud. Võitnud tänu sellele, et tuumavõimekusele Iraanis on hoop antud, millest nad ei toibu ja nad enam ei suuda ja nii edasi, ehk nüüd on juba kuulda, et nagu ikkagi suudab. Toimb seda teab, kus see tõde tegelikult on. Igasuguste sõdade esimene ohver muide ongi tõde. No aga kuule, aga rahutegija härra Trump. Aga siin on jälle. Kas esitati Nobeli rahupreemiale või ei esitatud? Nüüd ta ilmselt esitatakse, aga oma kodumaalt, tähendab, nüüd on niisugune olukord kongressis. Tahetakse talle impeachment korraldada, see tähendab, et lugeda tema tegevus seaduse vastaseks Iraani pommitamisel, et ta ei küsinud kongressil enne luba, kui ta andis korralduse Iraani pommitada. Ühelt poolt Nobeli rahupreemia, teiselt poolt impeachment. Ühelt poolt Iraani võit ja teiselt poolt Iisraeli võit. Ja nüüd saa sa siis siin sotti. Tasakaal peab olema. Tasakaal on selline, et tasakaal on naftaärikate poole praegu kõvasti kaldu. Naftahinnad on üleval ja need võidavad praegu igal juhul. Aga jätkame ikka selle kodanik Trumpi teemaga. Mis see artikkel 5-ga siis on? Artikkel 5-ga on tegelikult niimoodi, et ta ei ole üks-üheselt võetav mitte kunagi olnud. Et tema nagu ei hinda seda nii päris täpselt, ei oskagi öelda, et mis see tähendab. Meie inimesed, tihtipeale ka poliitikud räägivad sellest 5. artiklist, mulle tundub, ilma, et nad oleksid seda lugenud. Seal ei ole sellist asja, et kohe niipea, kui kedagi rünnatakse, satub konflikti, et otse kohe, kogu võimsusega otse kohe NATO sõjavägi tuleb appi. Esiteks, NATOl ei ole sõjaväge. NATO on organisatsioon, mis ühendab erinevate riikide sõjavägesid. NATOl endal sõjaväge ei ole. Praegu muide Euroopa Liit pürib sinna poole kõvasti, et äkki teevad endale ka sõjaväge. No kuule, see oli mitu aasta tagasi jutt. Ja oli küll. No nüüd on jutt, et äkki teevad endale mingi sellise, mis Ühendriikidest ei sõltu. Seda ei ole puht tehnilistel põhjustel võimalik teha. Kuule, korraldavad. Aga seda, et selle tõlgenduse suhtes, et mis siis meie tõlgendus on, kas seda võib siis hinnata niimoodi, nagu meie väejuhid siin esinesid avaldustega, et kaitsejõududesse on vaja rohkem naisi. Oi jah, kui neid kaitsejõudude tegelaste avaldusi kuulata, ma ei tea, kes neile need ette kirjutavad või äkki kirjutavad ise. Kui nad ise kirjutavad, siis on meil nende juhtidega natukene halvasti. Vähemalt võib-olla nad on sõjaväljal väga tublid ja manöövritel, aga oma mõtteselguse või tähendab mõtlemisloogika järgi kõige parem olukord ilmselt ei ole, sellepärast, et kui ikka näiteks Vello-Veiko Palm või Veiko Vello-Kompt oli, vabandust, ütleb, et me purustame vaenlase tema enda kodus. Ennetav löök on igati õigustatud. Siis on see, minu meelest on see sõja õhutamine. Ennetav löök anda midagi, me anname ennetava löögi. Kas keegi kujutab umbes ette, mis sellest tulema hakkab ja mis siis järgneb? Enne siia, kui keegi kuskil erinevates riikides, Soomes, Rootsis, Ühendriikides,
ja veel kuskil Prantsusmaal, Saksamaal hakatakse arutama, mis ulatuses, mismoodi, kas üldse, kas nii või naa või kolmat moodi ja kuidas selle artikliga ikka lood on siit tornaado üle käinud, suur osa inimestest ära sõitnud, nendest suur osa ilmselt jäädavalt, kes siia veel üldse jäänud on, kes võib-olla juba sussid püsti ajanud, vabandust väljenduse eest ja nii edasi. Tähendab, nendes president isegi Karis ütles, et jah, et me sandistame vaenlase sõjamasinad enne, kui ta siia üldse jõuab. No, oleme nüüd realistid natukene. Ma saan aru, et ülevas meeleolus kuskil keegi midagi taolist ütleb, aga noh, sõjaväelased ja president võiksid endale ikkagi natukene mõtlemisaega ja ruumi jätta. Mul tundub, et see probleem käib meil üle jõu. Vist küll. Ja, aga hakkame rääkima niisugusest asjast, mis meid rohkem puudutab. Räägime näiteks superandmebaasist. Äkki sina pesed raha või midagi? Mul on selle tarvis kohe pesumasin olemas. Ma ei teadnudki, et sellega võib ka raha pesta. Ja sellel ainsal põhjusel, et mul ei ole teda siiamaani kunagi nii palju olnud, et seal pesta. Tõsi, ma mäletan. Sinul ei ole raha. Krooni ajal oli mul teksapükste taskusse ununenud. 10 kroonine ja selle pesin koos pükstega puhtaks. Nii et ma olen ka raha pesemises selles mõttes osalenud. Ja, aga nüüd hakkab juhtima asja suur vend Eesti mastaabis. Superandmebaasi jaoks hakkab neid andmeid, tähendab, mis superandmebaasis on, ja kahtlusi hakkab esitama tehnoloogiline lahendus, millest keegi midagi ei tea. Nende tehnoloogiliste lahendusteni. Mis sa arvad, et kuidas see võiks välja kujuneda? Sellest kujuneb välja see. Kui on vaja, siis me võtame sul natist kinni, ütleme, et siin on midagi kahtlast. Menetleme sind 10 aastat, kui vaja on. Aga ja nii ongi. Seda on ju ennem juba. Jah, aga nüüd tehakse see lihtsalt lihtsamaks. Mis IT-lahendustest me räägime senikaua, kui ei saada üle riigi sireene ühel ajal tööle, et keegi tõmbab kangi täpselt kell 12, 1, 2, 3 või 4. Ükskõik mis kell. Et kõik tõmbavad üheaegselt. On mingisugused süsteemid, miljoneid on kulutatud igale poole, kõik on IT-rüi, tiigrid ja leopardid. Ma ei tea, kes kõik igal pool. Aga sireene tööle ei saa. Vanasti vabriku vie 200 aastat tagasi, kõik läks ühel ajal alati. Tööle, koju, töö lõpp. Kõik uugasid, kõik käis, oli võimalik. Praegu on IT-süsteemid, terabaidid ja ma ei tea, nanobaidid ja kõik, mis meil on. Ei saa hakkama. Ja sinust räägib teatud määral nostalgia, mis viitab sinu... Vabriku vilele? Ei, vananemiskogemustele. Võt, kui õnnestub kuidagi moodi see kogemus jah, kuidagi süsteemseks põimida, siis pole väga viga, siis ma olen sellega päris rahu. Ja. No aga räägime... Kogemus annab muide, üks kõige olulisem asi, mis kogemuse puhul on, kogemus annab ettenägemise võime. No aga kui sa juba rääkisid siin vabriku viledest, eks ole, siis räägime siis majandusest ka, et mis siis nüüd saab, kas nüüd see globalismi aeg on nüüd möödas ja kõik kukuvad kangesti tolli tariifi kehtestama või? Aga siiamaani on see kogu aeg niimoodi olnud. Tegelikult Euroopa on Ameerika kulul ikka, oleme ausad, elanud küll. Ehkki teistpidi jälle võttes. Teisest maailmasõjast väljus üks riik, mis oli kordades rikkam kui enne sõtta asumist, kui kogu Euroopa oli puruks pommitatud. Muide, Mark Rütte siin, kes ütles, et me peame vene keelt hakkama õppima. Tuletame meelde, Holland pidas Saksamaale vastu, kui kaua osutas vastupanu? 1,5 nädalat. Ja. Õppige saksa keelt uuesti. No hea küll, see oli nüüd mööda minnes. Kuule, aga nüüd, mis siis nüüd ikka saab? Ma mäletan, et Euroopa Liit on siin globaliseerimise pinnal väga eesrindlik olnud
kui minul oli ka tegemist ettevõtlusega, siis nimelt mul oli niisugune väikene sokivabrik oli, siis teatud ajani oli Hiina puuvillale olid kehtestatud importkvoodid. Aga siis ühel päeval leidis Euroopa Liit, et meil on vaja ikkagi Hiinaga vabakaubandust ja kaotas need kvoodid ära. Peale seda läks 2 lõngavabrikut Euroopas, kellest käest me ostsime lõnga omale, need läksid pankrotti. Ega nii käibki, kes kuskil oma aga nüüd siis tuleb välja, eks ole, et nüüd Hiina elektriautodele kehtestame nüüd tollid. Ameerika autodele täpselt samamoodi on siin tollid. Ameerika tehnikat, Ameerika autot katsu sa siia tuua või Ameerika mootorratast. Algab tüübi kinnitus, kõik see kadalipp on meeletu. Kõik see maksab sulle nii palju, et sa oled enne tumeroheliseks, kui sa sellega hakkama saad. No jah. Nii et see ei ole sugugi ühelpoolne. Ja täpselt samamoodi, kui Ameerika nõuab seda rahalist panustamist NATO eelarvest. Kui palju riike NATOs on? Üle 20, 27 või mis need on? Ei ole vähem NATO. Või on vähem? No ühesõnaga üle 20 igal. Ameerika Ühendriigid panevad sinna 65%. Kõik teised panevad 45% kokku. Tundub nagu kuidagimoodi veidi kiivas see asi või ei tundu? Jah, isi võib pahandada küll. Muidugi, isikene pahandab. Selge see. No jah. Aga mis siis nüüd teha selle rohepöördega? Elektriautosid toome, aga näed, lugesin üks päev, et Pärnumaal Kikepere metsa hakatakse märjutama. Kas sa niisugust sõna oled ennem kuulnud? Märjutama? Jah, sellepärast, et seal on metsised. Märjutama, võt seda mina ei tea. Kalevipoja esimeses versioonis, esimeses trükis muide, on Linda istub kivi otsas ja ta Ülemiste järve mitte ei nutnud selle sinna. Aga see sõna, mida kasutab Kreutzwald, on märgas. Märgas? Jah, ta märgas selle järve sinna. Jah. Nii et ei ole üldse selge, kas pisar või äkki miski muu. Ei, see on selge, aga märjutama on ikka midagi muud. See on nagu näljutama. No, ma kuskilt jäi mulle meelde, et see on... Märjutama siis järelikult märgust ära võtma või niiskust või ei? See on 4000 hektarit või midagi. Jah. Ei, aga nüüd ametnikud on leidlikud, küll nad leiutavad mingisuguse uue nime ja selle uue nimega minnakse taotlema mingisugust järjekordset riikliku fondi eraldist ja saadakse ka, kuna ametnik ei julge ka tunnistada, et ta sellist sõna esimest korda kuuleb või kirja panduna näeb. Ja kohalikud protesteerivad. Kardavad seda... Uputust. Uputust, jah. Aga ju kohalikud teavad. Aga no... Aga mis see kohalik arvamus on? Kui on ikkagi otsustatud märjutada, siis peab märjutama. Ja pärast hakkame näljutama. Kui ta selle märjutamisega nõus ei ole, siis me hakkame teid näljutama. No sellega alustame alles homsest. Homsest. Aga hommikul kohe paluks siis. Jah, homsest alustame, sest homsest tõuseb käibemaks. Väga tore. Jah, vaat niimoodi. Aga... Postimehe toimetaja Peeter Koppel leiab, et praeguse heitliku majanduse üks põhjusi on rahvastiku vananemine. Kes see rahvas siis õieti üldse on? Kas on valitsuse rahakott või üldse takistus või... Peeter Koppel on üks neid autoreid, keda tasub lugeda sellepärast, et tegemist on targa mehega. Ja antud juhul ma sellest formuleeringust arvu ei saa hästi teada. Ta räägib numbritest. Palju toodetakse, palju kulub, kui suur see efektiivsus on. Aga efektiivsusega, ma saan aru, on ka meil midagi väga halvasti. 200 aastat tagasi talumees haris põldu. Tal oli hobune või ennast selle naabri käest tegi kartulivaod.
äästas, väetas põllu, korjas saagi. Ja ta tuli perega toime. Tõsi küll, see praegus mõttes tal ei olnud nutitelefoni, Mercedes-Benzi ja elektriautost rääkimata, ei olnud elektritki. Aga nad tulid toime ja reeglina üks laps perest saadeti ka ülikooli. Koguti raha ja tuldi toime. Praegu tihti peale enam maalt ise toime ei tule. Sa pead kõrvalt midagi tegema, sul peab olema mingisugused toetused, sul peavad olema mingisugused eed. Sa pead kuskilt midagi olema kas pärinud või midagi niisugust. Aga alustada. Kuule, aga mis me selle rahvastikuga siis teeme? Festina lente, ütlesid vanad roomlased, seda rutta aeglaselt, vanane aeglaselt, vanane kvaliteetselt. Ja erinevalt Karl 12. ei jäänud Turuluksepp Müürissep mitte ainult sõnade tegijaks, kui ta ütles, et pärast mind tulgu või veeuputus. See meenutab mulle praegust valitsuse tegevust. Meil on kõik korras ja meil jätkub ja see on see samane jutt, et aga minu vanemad on ka pensionärid, tulevad väga hästi toime, nagu Kaja Kallas ütles. Jah. Kuule, aga mis sa arvad sellest loost, et hiinlased on nüüd hakanud tagurlasteks? Keelasid koolieksamitele AI kasutamisel. No vaat, hiinlased hoolitsevad selle eest, et neil oleks inimesed, kes oma peaga suudaksid ka mõelda. No meil on... Aga meil on tähtis, et sa oskad seda AI kasutada. Hiljaaegu keegi magistrant avaldas arvamust, ma ei mäleta, mis ajalehes see oli, aga pealkiri oli selline. Ma ei kujuta ette, et ma oleksin ise nii pika tööga maha saanud, nii pika tekstiga, magistrant. Ise ei suuda, aga ma panen magistritööd kirjutada, aga ma panen AI kirjutama ja see kirjutab mul valmis. Ja näed, ja valmis. No mitte päris, aga suure osa, ütleme. Vaevalt ta nüüd lõpuni, otsast lõpuni tegi. Ma kardan, et AI sekkus, kui ta püüdis ise mõne lause sinna vahele panna. Ma olen kokku puutunud. Huvitav lähtekoht, et AI sekkus, kui ta püüdis parandada. Kui ta ise püüdis seal midagi oma mõtteid. No ei maksa AI-d segada, tähendab, kui tõepoolest enda tase on niisugune. Et jah, parem juba siis las. Parem targem, ole. No kuule, kuidas sa siis läheks nüüd ka nagu niisuguse sfääri juurde nagu sport? Kuidas sa hindad siis Pohlaku taasvalimist? Vot ei tea asja. Üks asi on muidugi kindel. Jalgpall on Eesti Vabariigi tingimustes liiga üles haibitud, liiga tähtsaks tehtud, ehkki vaieldamatult seal liiguvad spordi mõistes kõige suuremad rahad ja need ei ole mitte väiksed. Aga see on selles mõttes teinud karuteene Eesti spordile laiemalt, et kõike aetakse lapsi jalgpalli mängima. On eeldusi, ei ole eeldusi, jalgpall on popp, seda peab mängima ja vanemad lähevad ise lolliks. Nad elavad ise ennast välja läbi oma laste. Aga tänu sellele jäävad võib-olla, laps võib-olla on eeldused näiteks maadluseks või kergejõustikuks või odavise on ka kergejõustik. Või siis, mina tea, boksiks näiteks või mingitel muudel tõstmiseks, palun väga. Mingitel aladel, kus ta võiks saavutada silmnähtavaid ja väga uhkeid tulemusi. Isegi maailma maastaabis. Aga selle asemel aetakse nad jalgpalli, kuna see on popp, kõik seda teevad, sellest palju räägitakse. Kas sinu laps ei mängigi jalgpalli ja nii edasi. Kuule, aga... Selles mõttes, loomulikult on tore, kui lapsed mängivad palli. Loomulikult on, mul ei ole selle vastu absoluutselt, kuidas saabki olla. Kuule, aga Kersti... Ta sel ajal vähemalt ei istuma nutitelefonis. Kuule, aga Kersti Kaljulaidi väitel olevat Pohlak teda ehmatanud ja tema olevat kartma hakanud. Kas kardab siiamaani ei tea? Vaat seda ei tea. Äkki on kodus ja väriseb? Ei tea. No võt, viimased Facebooki postitusi ei ole lugenud, võt ei tea. Kas saab ikka kempsud korralikult regulaarselt käia ja kõik see vajab täpsustamist. Tähendab,
mida ma tahan öelda, ironiseerides loomulikult siin ja võib-olla isegi natukene üle võlli, aga täiskasvanud inimene, mis asi sind ehmatas? No ei oska öelda, mis see võis olla. Tal on ju lõpuks ikka Euroopa karastus ja kõik ja värk ja. Jah. Isiklik elugi üsna kirev ja. Selle kohta ma ei oska ka midagi öelda. Ja ma oskan, see ei ole see koht, kus seda arutama hakkan. Kuule, aga ütle, Andres, kas sa oled aru saanud, kas käibemaks on juba hindade juurde pandud või ei ole veel? Käibemaks tuleks võrdsustada altkäemaksuga. Ahah. Ja siis kutsuda kes saavad? Ja asja hakkavad ajama kaksit venda, Manivald ja Vägivald. Ahah. Ja ma tahaks näha, mis sellest välja tuleb. Vähemalt oleks huvitav. Sellepärast praegu tähendab poliitika on väga lihtne. Võtame sealt, kus võtta annab. Litsume veel mingisuguse maksu juurde, aga paneme veel juurde. Küll elavad üle, küll kannatavad ära. Hispaanias või ma ei tea, kuskil Kreekas oleks ammu inimesed tänavatel kõik kolistaksid kulpide ja kastrolitega. Ei, siin ei juhta midagi. No läks. No jah. Ja hautakse muidugi samas plaani, kuidas makse mitte maksta, kuidas kõrvale hiilida, kõige pisi asjadest. Aga sellest ei saa aru, et see toob kaasa 2 protsessi. Üks on võõrdumine ja teine, mis on palju hullem, on võõrandumine. Meil muide ajakirjanduses neid termineid aetakse segamini. Kogu aeg. No ei teata, mida tähendab. Võõrdumine, seletab ära, väga lihtne. Võõrdumine tähendab eemaldumist. Nad on üksteisest võõrdunud. Tähendab, nad varem olid koos, käisime koos kinos ja võtsime käest kinni ja jagasime oma saladusi ja iga päev 3 korda päevas helistasime ja kuidagi niimoodi. Aga siis hakkas nagu väikselt eemaldumine. Kord päevast, kord nädalast, kord kuus. Nüüd ei ole juba mitu kuud näinud. See on võõrdumine, üksteisest võõrdunud, no on eemaldunud. Aga võõrandumine, see on hoopis midagi muud. Selle termini muide võttis kasutusele ei keegi muu kui Karl Marx muide. Ja see tähendab seda, et kui sinu enda produkt, mida sa oled ise teinud, muutub sulle vaenulikuks jõuks. Näiteks, kui riigikogulane teeb seal omast arust, võib-olla ta teeb heas usus mingisugust seadust ja ta püüab kõige paremat, aga oma piiratuses ta ei näe, kuhu see viib. Võetaksegi vastu, läheb paar kuud mööda ja hakkab järsku ilmnema, mida see kõik kaasa on toonud ja ta saab aru, et see sama seadus, mille ta heas usus teistega koos seal vastu võttis, on asunud tema enda vastu tööle. Vaat see on võõrandumine. Ja riik võõrandub rahvast, see tähendab, et riik muutub oma institutsionaalne, kogu selle valitsuse, oma nende käes olevate hoobadega, jõuhoobade ja muudega, muutub rahva suhtes vaenulikuks jõuks ja vaata, see on väga kole asi. Head vaatajad, kindlasti saite nüüd 2 erinevast sõnast ja nende sisust aru. Aitäh, Andres. Aga no me ei saa ka eemale kuidagi Tallinna võimuliidust. Räägime ikka millegist rõõmsamast ka. Huvitav jahaks kihla, et mis saab härra 3B'st? 3B'st? Jah. Vot mina ei tea, mis temast saama hakkab. Kas ta saab löögi või ei saa? Või öeldakse lihtsalt, et Voorama mees ja nii edasi. Jazz-gitarrist on oma töö teinud. Ja jazz-pianist, mis ta kõik on, ja tõlk ja filoloog ja kõik. Aga ühtegi dokumenti selle kohta ei ole, et ta mõnes kooliga lõpetanud on. Ja välja ei anta, kiivalt varjatakse. Privaatsed andmed. Nii on ta ise ennast oma erinevates elulugedes. Inglisekeelne on üks variant, eestikeelne on üks variant, Tallinna linna kodulehekülje peal on 3. variant tema eluloo kirjelduses ja tema hariduskäigust ja nii edasi. Nii et väga huvitav. Linnavalitsus keeldub välja andmast. Tallinna ülikool, kus ta väidetavalt on teinud ka kraadiga istunud, ei ole ei tema tööd ja ülikool ise keeldub ka
seda kommenteerimast, ütleb, et seal delikaatsed isikuandmed välja ei anta. Kus sa tead? Kuidas? Kus sa tead? Kus ma tean, ma olen kõik need päringud teinud. Mul on need ametlikud vastused. Sa oled siis nagu asjatundja ikka. Ja muidugi, ma ei plähmi siin niisama, et ma olen kõik need esitanud ja igalt poolt vastused saanud. No aga mis saab pinkidest siis nüüd? No pink. Mul tuleb alati lugu, kunagi oli üks ärimees Pink. Ja tema lõpetas ka üsna mitte eriti hästi. Soo. Kas ta haigestus või kuidagi? Ei, no ei õnnestunud asjad. Nüüd selle nende füüsiliste pinkidega on ka kuidagi näinud. Aga see näitab käekirja. Vaadake, need pingid, see on väljund. See on see, mismoodi inimesed seal tegelikult mõtlevad ja selle mõtte väljund, ehk see tulemus on see pink, mis on näoga vastu seina. Aga nii ta mõtlebki ja siis tasub mõelda see tegevuse kaudu. Te saate aru, kellega tegemist on. Kui ta ei näe, kui ta laseb püksi ja kõik, samas räägib, et püksi laskmine on ikka äärmiselt ebameeldiv tegevus. Alguses ja soe, pärast läheb jahelamaks. Aga ise samal ajal lõrinal kogu aeg seda teeb, siis peaks ju aru saama, millega ja kellega tegemist on. No jah, aga mis sa arvad, et kuidas nüüd see lahendus siis tuleb, kas siis tõepoolest Sõõrumaa saabki? Ma ei usu. Aga tavaliselt on niimoodi juhtunud kõik see, mida mina ei usu, nii juhtubki. Sellepärast, et loogika ütleb ju niimoodi, et Sõõrum on vaielematult andeks tegija, väga suure haardega ärimees. Ükskõik, mida tema kohta öelda, ta on olnud Eesti tingimustes väga edukas. Aga tal on Tallinnas niivõrd palju, iga nurk on tema erahuvisid täis, tema ärihuvisid. Ja kui sa oled Tallinna linnapea, siis on sul huvide, vastu oksus tuleb siin igal juhul ilmsiks. Ja kuidas sellega toime tuleb? Et ta ei saagi õieti otsustada midagi, kui... No tal on endal igal pool lehm ojas. Igal pool, jah, lehm ojas, jah. No muidugi. Selles mõttes on imelik. Aga ma ei imestast, kui pannaksegi. Jah. Maris Lauri ütles ka vahepeal, et temale oli ettepanek tehtud ja tema oleks jälle loomulikult nõus. Huvitav, kes küll selle peale tuli? Ei tea. Aga ettepanek on tal tehtud. Ta on Reformierakonna poolt. Ei, seda muidugi. Jah, ma ei tea. See tähendab loogikat minu meelest nendest tegevustest ja sellest toimuvast otsida ei ole mõtet. Ainult isiklikke suhteid on nad siis sirgid, on nad risti läinud, on kuskil kellegiga tülli läinud. Näha on muidugi see, mis paistab sellest mustrist välja, et Peeter Pärtel pere ei kanna välja. See võib olla seotud tema iseloomuga, tema tervisliku teisukonnaga, millega iganes. No jah, mis siis ikka teha? Huvitav, et see kõik kõlbas, kui ta pandi. No, kes teadis, et need olukorrad kujunevad niisuguseks, et kus tema otsused võib-olla ei ole kõige sobilikumad, ütleme niimoodi pehmelt. Jah. Millal sealt midagi niisugust mõistuse pärast on tulnud? On kunagi tulnud? No ei ole kuulnud. Tähendab, võib-olla loomulikult ma ei ole kõike jälginud, aga ei ole juhtunud kuulama, ütleme niimoodi, viisakalt. Nii et siis, mis me ikka oskame öelda? Elame näeme! Elame näeme! Elame näeme, head vaatajad!